ühtede tänase autoralli favoriitidena. Nüüd aga tempot natukene juurde, sellepärast võistlejad hakkavad rajale minema iga 2 minuti tagant ja ekipaas ralliteedele tagasi. On viimastel aastatel teinud edukaid sõite ja edukaid starte. Eelmise aasta Eesti autoralli meistrivõistluste hõbemedal, kusjuures kuni viimase hetkeni ja viimase rallini käis väga tihe rebimine Margus Murakasega, ei olnud teada, kelle poole vaegaus kaldub. Margus Murakas võttis aga eelmisel aastal Eesti meistrivõistluste kuldmedali. Aleksander Käosaks jäi hõbemedal, aasta enne seda oli pronksmedal, 97. aastal Eesti meistrivõistluste 4. koht ja sealt hetkelt, kui ta ise 86. aastal piloodi rolli asus, oli esimesel aastal 6. koht, 6., 4., 3., 2. pidevalt on nagu tõususjoones läinud. Ja sel aastal oleks loomulikult kange tahtmine ka Eesti meistrivõistluste hooaja lõpus kroonida oma võidukühutamisi Eesti meistrivõistluste kuldmedaliga, kuna ollakse aga Raidemäega ühes klassis, ütleme kerge saavutus olema ei saa. Esimesel rallil selle A-rühma N+ autoga tehnika vedas alt esimestel võistluskilomeetritel. Loodame, et tänasel autorallil on tehnikaga parem lapsi ja see N- ja A-rühma sobitus peab selle valule paremini vastu. 89 aasta Nõukogude meistrivõistluste pronksmedal veel 7. masinaklassi ehk 1306 cm labal kihutades. Eelmisel aastal aga seesama, mida ma enne siin rääkisin, heitus Käoga Saaremaa ralli kuni Eesti meistrivõistluste lõpuni välja, kroonis Margus Murakasele ka Eesti meistrivõistluste kuldmedali ja kuigi Saaremaal käis palju sohined, et Murakas nüüd Eesti kulla ära võtab, et siis viskab püssi põõsasse, saadab ralli kus kurat ja loobus sellest, aga ega see nii lihtne ei ole, on ta loomulikult mees ja hea annustan ette koos Peep Kallastega, et Margus Murakas 15. augustil 1963. aastal rahvusvahelise autoga siin Soomes Kekk-ralli on üks olnud see, kus 90-aastaseks Margus Murakas on pidevalt käinud kaasa löömas ja võistlemas ja nii edasi ja nii edasi. Need kõiki saavad siinkohal üles ei lugeda, aga ütlen, et 86. aastal tegi ta Eesti meistrivõistlustel rallikrossis hõbemedaliga algust ja eelmisel aastal 99. aastal siis 13 aastat hiljem tuli Eestimaa ralli meistrivõistluste kuldmedali. Sinna vahepeal on jäänud terve koduse suure auhinnakapi jagu medaleid ja karikaid. Ekipaas number 4, mis meie ette tuleb, on tänase võistluspäeva üks võimsamaid autosid. See on Dmitri Melsong paaris koos Aleksander Korniloviga, kes toob meie ette 1998. aastal. Ja kordan veel kord, et see on ainukene WRC auto, mis rajal läheb 98. aastal Eestimaale toodud auto, võib tunda uskumatuna, aga tehnikamaailm on kord selline, et soetamise hetkel selle auto hinnaks oli 4,2 miljonit Eesti krooni ja selline on see tänapäeva tehnika, et võite helikopteri ja kaatri endale osta odavamalt ja võib-olla 2 tükki kokku õige valikud enne, aga tipptasemel tehnika on kallis ja üks on siin teie Dmitri Melton ja Aleksander Kornilov, ekipaas number 4. Ja nüüd aga head pealtvaatajad, üks ekipaas, millele usume ja loodame, sellepärast kõikidel spordialadel pööratakse nagu pilgud nooruse poole, pööratakse pilgud nagu tuleviku poole, oma masinassi Tukkoide ralli ja nii edasi. Nii et pulkade taga istumas noorus ja temast kõrval istumas 12 aastat teakam, 68 aastat sündinud Raul Markus ja usume ja loodame, et tänased autorallid sellel ekipaasil igatahes juba hästi läheb, sellepärast 2 autorallit on selle taga tegemas oma elu 3. rallit, mis Mitsubishi Lancer Revolution 4 N-rühma võistlusauto võistlejad nüüd rajale viivad. Järgnev ekipaas aga meie ette Tammsalu Tallinna ühisekipaas Toomas Turmsalu ja küll veel kõrgemate kohtade peale ei püritud, aga selle aastal on need variandide võimalus igatahes olemas. Eelmise aasta Limooni autorallil tehtud väga hea esitus oma masinast saavutatud 3. koht ja ekipaas number 6 Tammsalu võistleja Toomas Turmsalu paaris koos Tallinna võistleja Jüri Kulliga on oma võistlusauto ajale siis praegu on ta Nissan Pulsar GTI-ga, see on A6 masinavessi võistlusautos, tähendab seda, et võisteldakse ühes arvestuses nii Raidemäe, Käogu ka teiste A-masinavessi võistlejatega, kui ka soomlase kohal tuleb ka nendega ühes arvestuses olla ja selles mõttes selle päevinenud Nissan Pulsariga loomulikult kerge läbi lüüa ei ole. Lindal Privat rallitiim ja Lindal Privat on siis tuntud kui eksklusiivmööbli valmistajana, mis ongi siis Ramon Lindali firma ja koos Herbert Kalausiga mehed siis praegu siis rajal lähevad meie omaaegne kergejõustik võita absoluutarvestuse 7. Eelmise aasta Eesti meistrivõistluste pronksmedali omanik 98 aasta Eesti meistrivõistluste esikoha võitja, kui võib tekkida küsimus, et kui ta kõik oma masinaklassid on võitnud, siis miks ta Eesti meistrivõistluste 3. kohal oli. Eelmine aasta saatus tegime ette seda, et välisvõistlejad pidid sõitma suure masinate klassis ja seetõttu oli tal siis raske absoluutarvestus oma masinaklassis Eesti meistrivõistluste kulda hoida. Aga need masinaklassides, siis kordan veel kord, on jalaval ainult esikohad ette näidata, aga alates 92. aastast on ta Bonn-Piirimail supersõidud ja tänasel võistlusel siis ise piloodi koha pealt võistlusautoga number 9 on nad rajale minemas Ford Escort RS Cosworthiga.
ja nende järel siis esimest korda ka sellist publikule maiuspala, kui saab öelda, et oma mehed Pärnu võistlejad on rajale minemas ja Erko Eriste paaris koos Aavo Kristoviga toovad teie ette siis Toyota Celica. See võistlusauto, millega eelmisel aastal Eestimaa ralliteedel kihutas esimesest 10 ekipaažist 10 on rajal läinud, ühtegi aukusi numeratsioonis ei ole ja siit siis läheb ekipaaž number 10. Ekipaaž number 11, Turmo Aavo ja Peeter Poom. Aavade nimi on Eestimaa ralli kronoloogias figureerinud juba 84. aastast alates, kui 10 aastat kihutas isa Rain Aava kõikidelt rallidelt, nii klassivõit Valgelt daamilt, Livonialt, Vändra rallilt kui ka Eesti talvelt. Eelmise aasta Vändra ralli saavutas Urmo Aava selle Laba Samaraga võimsate masinate konkureerides ka absoluutarvesse 4. koha. Ainukene katkestamine tuli mullusel hooajal Lukoili autorallit ja ainukene masinaklassis võiduta jäämine oli siis Saaremaa autoralli, kus ta lõpetas 3. kohaga. Saaremaa autoralli oli aga kuna selle kerge jalutuskäik, sest Eesti meistrivõistluse kuldmedal oli juba kätte võidetud. Tuleb elada kui teised kohad Livonia autorallit ja Eesti talve autoralli oma masinaklassi teised kohad. Ka tänavusel aastal tegi Eesti talve autoralli fantastilist sõite ja kaameramehed püüdsid selliseid huvitavaid kaadreid, kui nad koos Toomas Valteriga külge eest mingisse põllumajandusmasinasse koristasid, et Valter pidi huvitama oma peppusid kõrgemale korrata tabuotest läbi jookses, kõik läks on õnneks ja ühed rippus natukene seal adraautos, aga kihutab esimest aastat tänavust teist rallit, siis startide rivi on märksa pikemaks läinud ja nagu alguses ma ütlesin, siis ega neid mehi ei ole, kes siia põhjuste tulemata oleks jätnud väga palju, et need võib tõesti ühe käe sõrmedel üles lugeda, võib öelda selline puussepp ühe käe sõrmedel, kel 5 sõrme polegi päris püsti ajada. Number 13, Madis Mägi ja Priit Jörgesson. Ekipaaž number 14, Kuninglik Lill klass 51 masinaklassis ja neid Reinsalu veomasinate klassi autos on rajale tulemas, nendest on aega pikemalt vajata siis, kui need järgmised autod on ees, aga Valdur Reinsalu paaris siis koos Kuldar Sikuga on rajale minemas ja Kuldar Sikk on ka teise põlvkonna võidusõitja, kelle isa on siis samuti suhteliselt teatud mees olnud Eestimaa ralliteedel ja ta rohkem rallisid Turmani koha peal. A5 masinaklassi F2 rühmas küll ja siia juurde lisada, et Tõltsepp on saavutanud viimastel aastatel Eesti meistrivõistlusel 98 aasta hõbemedali, 99 aasta pronksmedali. Eelmisel aastal kindlasti hea saavutus oli Balti karikavõistluste teine koht ja eelmisel aastal tegi Tõltsepp siis esmatutvust ka ringrajaga, tuli Pärnu ringil esimesel võistlusel välja ja ütles, et kui väga puusse läheb, siis uus ringraja ära ja kunagi enam ei tee, esimese võistlusega igati rahul ja ütles, kui ka tänavusel hooajal medal võtmata, eelmisel aastal algas hooaeg küll hästi, Eesti talve autoralli kihutamise 3. kohaga ja Mihkel Niinemäes paaris koos Toivo Annusega sõitnud koos Juhan Parmasega, varem ka Peeter Poomiga ja Peugeot 306 185 hobujõune, samuti F2 rühma kuuluv võistlusauto on see, mis siis number 27 siit rajal läheb. Ja nüüd aga head pealtvaatajad, ekipaaž number 16, aasta 98 Eesti meistrivõistluse hõbemedal, 99. aastal jällegi Eesti meistrivõistluse kuldmedal, et julgen kindlasti öelda, et Einar Lifebike'i näol on tegemist viimase 3 aasta labade masina, vabade klassis oli see töö Ventselile edukas olnud see rahvusvaheline esimene Eestimaa rahvusvaheline autoralli, mis nüüd siis tänaseks päevaks on Lukoiliks saavutanud katkestamisid 96. 97. kui ka 98. aastal ja kuigi alati on olnud selline hea algus, aga ikkagi on mingi tipna vahele tulnud ja on kuskil otsas pidanud see võistlus ja võimekihutamine pooleli jääma. Ekipaaž number 18 edukamalt algas hooaeg Eesti talve teise kohaga, tulid sinna juurde veel ka Lukoili teine koht, Valgedaami võitmine, Saaremaa teine koht ja hooaja kokkuvõttes Eesti meistrivõistluste hõbemedalid, mis 99. aastal Gunnar Tamme kaela riputati, eelmisel aastal tõi ta kaasa ka Tartus ringraja kihutamisel ja koos Rasmus Allikveega on siis nüüd tänasel võistlusel Gunnar Tamm siit, kes istub seal parempoolse tooli peal ja Riina Hein on see tütarlaps, kes siis viimastel aastatel ta on Eestimaa rallidel erinevate pilootide kõrval istunud ja kui ta alustas siin Toomas Kreigiga oli ühel Valgedaami autoralli nullauto koha pealt, siis viimastel aastatel on ta täisväge ja tahtmist võtnud vastu kõik väljakutsed, pole ühtegi väljakutset tagasi lükanud ja nüüd siis selle koos Urmas Nahkuriga 76. aasta Opel Mantal on nüüd rajale minemas ekipaaž number 19. Järgnevalt ekipaaž number meistrivõistluste
pronksmedali. 94. aastal tuli Marko Mätikaga juba ka Eesti noorte ralli võitjaks, 99. aastal tuli Eesti meistrivõistluste hõbemedal, viimastel aastatel on katkestamistega probleeme olnud 98. ja 99. aastal Eesti meistrivõistluste medal võtmata, siis eelmisel aastal tuli jällegi Eesti meistrivõistluste medal, aga sellised parimad hooajad on olnudki 96, 97 ja ka eelmisele hooajale ei ole tehtud mitte midagi ja Saaremaa ja Lõuna-Eesti kihutamist ei ole võib-olla teps mitte nii edukad olnud. 99. aastal saavutati ka Eesti talveautorallite masinaklassi pronksmedal ja eelmise aasta Vändra autorallil oldi siis samuti oma masinaklassi võitjad ja lõpetati absoluutarvestuse 8. kohaga ekipaas number 21 Agu Ahu ja Kalle Ahu. Ekipaas number 22 ja Ants Leiteniga Arne Mengel, kes sõitnud omal ajal paaris palju aastaid koos Urmas Loostiga, tänas rajal koos Ants Leiteniga ja viivad nad siit rajale Lada VFTS-i ja masinaklassi, mis kuulub siis E8 masinaklassi ja usun ja loodan, et pöidlahoidjatest sellele ekipaasile teps mitte puudus ei tohiks tulla. Ekipaas number 22, arvan, et paljud pealtvaatajad, kes on tulnud seal rallile kaasa elama, tunnevad selle auto nii värvi, hääle kui paljude muude asjade järgi une pealt ära ja usun, et nüüd kui see auto siit rajale läheb, teeb ka fantastilise sõjakeha seda juurde. Arne Mängel, kes on siis suutnud siit kahte asja korralikult ühitada, nii ralli korraldamist kui ka võidusõitmist, on siis startimas ekipaas number 20, Arne Mängel ja Ants Leiten. Päriselt kurjadesse vene rahvusest võistlejad ja vene kodakondsusega mehed, kes on tegemas oma esimest tutvust autoralliga ja loodame, et meestel läheb siis esimene tutvus loomine hästi. 9 aasta võistlusauto ja kui Eestimaal selline õhult toomas autorallidega algust tehti, siis tuletan meelde, et Samsa Juennila, kes oli 88 aastal esimene võitja, just selle samasuguse Peugeot 205-ga võttis selle esimese tõsiselt Eesti rahvusega autoralli võidu. Ekipaas number 20 lähevad siis selle Lada Samaraga masinaklassi A5 rajale numbri all 25, nii et võistlejate rivisid sõiduautode koha pealt veel jätkub ja üsna pea hakkavad kätte jõudma siis need fantastilised hetked, kui biomasinad hakkavad rajale minema, kas biomasinad siit ka selle stardikaare alt läbi mahuvad või peavad nad suure joo sisse võtma, on teada Eestimaal need rallisid küll, kus veokad on need stardipedestale paigast ära sõitnud. Saame näha, kuidas läheb täna. Ekipaas number 26 teete Kristo Kuusak nii ralliteedelt lumeraja võidukihutamiste kui ka rallisprintidega ja see erkpunane Lada VFTS on siis meeste poolt siit kohe rajale minemas ja number 20 ja 6 Kristo Kuusepp ja Valeri Baranov. Järgnevalt aga TS ekipa pardisaanud minema veokad rajale. Veokate koha pealt enam mingit armuandmist ei ole, uut sellist mingit 2 minutit stardiintervalli tekib, see on ikka absoluutarvestuse 10 paremat ja start on antud number 28-le ja nüüd siis viimane sõidukate startija Rene Pohl ja Hanno Lepp, jällegi selles mõttes selline 9 ja 28 võistlejad siis oli sõiduautod arvestatud, et üks ainus number siis vahepealt sellest võistlejate rivist oli puudu ja oli see tõenäoliselt number 24, mis vahele ja ülejäänud numbrid olid kõik olemas.